think this is mine, mate. Thank you. Kes ei teaks Hoist the Colors põhilauljat? Mina ei tea. Aga täna saate teada, mul on super mega äge inimene täna külas. Ranno Tamm isiklikult, kes on bassilaulja, sisulooja, reisisell ütleks niimoodi, peaaegu /2 kanget on ju. Nii et tere tulemast aastat Jim Jahali. No tervist. Ja teeme siis täna natukene trenni. Mida me teeme täna? Täna teeme ülakeha teema täna. Annad natukene nõu mulle, kui teeme midagi valesti, siis annad mulle peksa. Pizza. Ja võib-olla teeme natukene ühe squatiga lõpus. Ikkagi rahvale ka natukene midagi. Ja kuna Ranno ei ole väga kaua proovinud, palju ta üldse linnalt jõuab suruda, siis teeks täna üks asjad, vaatame, palju siis musklites ka seda tuhhi sees on. Vaata, meile see on hästi palju suhkrut, äkki tuleb siis läheb hooga. Nii et let's go! Esimene harjutus on meil siis bench, klassikaline bench press, kuna me ülakeha. Siis me teeme benchi, pärast seda me teeme seljale 2 harjutust, teeme ploki laialt tõmmet, ploki kitsalt tõmbelt ja siis teeme veits õlale ja natuke kätt. Nii et kütame. Ei. Me kasutame metallisketteid siin. Miks sa arvad, et see on mõõda? Metall on raske, ütlevad kõik. Ja metall on ilus, kui sa surud, see metalli kõla käib kokku, vaata. Pool veel minna. Tee rahulikult siukene 6-8 niimoodi, saad soojaks ennast. 1, 2, 3, kurat, mees paneb nagu sahiseb. 5, 6, väga hea. Kuna proovime maksi, siis me ei lähe pikalt seerida peale, teeme lihtsalt ilusti soojaks. Aga räägi mulle ja vaatajatele, mis on sul üldse see suhe selle trenniga või jõusaaliga või üldse aktiivse eluviisiga või spordiga? No aktiivse eluviisiga on ikka olnud väga kaua tegelikult. No mul isa on teinud sporti, ma ei tea, terve elu. Temalt tegelikult see eeskuju nagu tuligi nüüd, kui ma mõtlen, et see on ikkagi parim asi, nagu mida anda lapsele edasi. Öeldakse, kui keegi peres tegeleb vanematest, siis ikka mingi määral kaldub edasi. Jaa, kaldubki. Ma hakkasin vist käsipallis käima 10-aastaselt Euroopa käsipallis. Ja selle nagu lõpetasin ära 15-aastaselt, siis läksin odaviskesse. Kergejõustike poole põhimõtteliselt? No okei. Odaviskesse. Seal mu selg läks suht nagu katki, sest seal tuleb räige nagu pressure alla. See oli ulmevalus. Ja siis hakkasin jõusaalis käima. 18-aastaselt täpselt jaanuari selle lubadusega. Uuesti lubadus? Ma just nagu kolisin maalt nagu Tartusse ja mul oli seal jooks lähedal, ma hakkasin seal käima. Ja sealt nagu hakkasingi käima. Mis see kodusaal on, kus sa käid? MyFitness. Aga kuna see on mulle tööle nii läheb, ma saan tiiliga. Arusaadav. Siis on väga hea seal käia. Super, kütame edasi. 2, väga hea. Mul on üks väga huvitav totter küsimus. Sa oled igapäevaselt, sa siis teenid peale sisu loomise leiba lauale ka laulmisega, sa bass vokaal siis on ju. Küsimus on, et kui sa teed jõusaali trenni, kas see mõjutab su seda lauluhäält ka või mõjuta?
See oli see, mis ma hakkasin mõtlema eile ja üleeile, mõtlesin, et kas seal on mingi, et kui sa lähed, ma ei tea, lähed näiteks suureks või puhvi või rind toob ette, et kas see kuidagi mõjutab sinu, siis ma ei tea, kopsumahtu, häält, mis iganes. Kusjuures ta just aitab. Ta aitab kaasa? Jah, muidu aitab. Sa ei saa profilauljana, ma räägin nagu solistist, nagu profide profist. Sul peavad olema väga head lihased, sa pead tundma neid lihaseid ka, et mis mul töötab siit ja need on kogu aeg töös, eriti siit. Kõht. Ja ongi hea, kui sa teed kardiot, sa hingad kogu aeg. Kõik siuke füüsiline töö. Laulmine ongi tegelikult väga füüsiline töö. See tuleb ainult kasuks. Ma mäletan, kui ma veel ei laulnud niimoodi, mu eriala on tegelikult viiul. Ja seda pole ka näinud, sa viiuldad, jaa. Mu eriala on viiul ja kui ma hakkasin 18 aastaselt nagu tegema, jooksin nagu päriselt fookusega, siis ma läksin selles ka paremaks kusjuures. Ja nagu esinemises ma läksin ka paremaks, sest kõik see raske jõusalitöö, mis ma tegin, selle kõrval viiuldamine tundus lihtne. Nagu päriselt, ma võisin istuda tundide viisi nagu ühes asendis ja mängida, aga ma ei väsinud ära, kuna ma olin terve elu olnud aktiivne, liikunud. Ja lõpuks teinud jõuda, siis ei ole mitte midagi. Nii et siit kokku võtta mingi trenni. Mingi trenni, päriselt nagu. Jep. Tuleb käsi need vastu saps. Vaatame, kas kangi peal läks nüüd sott. Anna. Pane pööl läbisid. Mulle pannakse strap on peale. Teeme väikse sellise... Let's go! No nii. Tuleb. Oi, leitu! Ei ole hullu. Ista raske. Ehk siis praegu on meil rauas 90. Jaa. Nii et... Kui see vahelik on päris suur. Bentsi maksame kätte 90 üle pika aja, on sama, on jäänud samaks, ei ole muutunud, tähendab seega ei ole olnud negatiivsed ega positiivsed arengut, on olnud stabiilne, aga selle saab alati paremaks ja Bentsis on võimalik alati paremaks minna, kui sa tuled minuga trenni, võtad minu kavad ja teeme su rinna tugevamaks, nii et vaatame. Nii, harjutus 2, siis on meil seljale, teeme plokiga laialt tõmbaid. No varem ma nagu lasin tal venida, niimoodi vaata. Sul on väga hea, suru siit rind ette, hoiad rinde kogu aeg ees ja tegelikult on hea, kui sa siit lasedki sirgesse ja siis sa tunned, et sa venitad siit. Ja nüüd, kui sa tõmbad alla, tõmbadki ükski siia kohta, aga sa ei lähe rinnast niimoodi kõveraks, vaid sul on rind kogu aeg sellises asendis. Ja nüüd tõmba. Ja nüüd tõmba. Vot. Et niimoodi sobib, jah? Nii on hea. Ja ütleks siit, et siit saab veel ettepoole rinnast minna. Ja tule natukene vot niimoodi. Ja nüüd on rind kogu aeg ees. Polegi rinna peale mõelnud siin. Asi on selles, kui sa surud rinde ette kogu aeg, siis sa tunned, kuidas see tagant tegelikult hakkab lihas tööle. Ja tähtis ongi, et kui sa alla tõmbad, et siis tagant lükkad kõik oma lõksti kokku. Väga hea. Vot, niimoodi rind ees. Ma tavaliselt olen isegi teinud niimoodi, et ma hoian siit. Nüüd on see, et ei saa valetada siit. Lase üles, lase vot, et sa tunned. Ja nüüd tõmba. Tõmba. Miks see lambist nii raske? Üks veel. Top. Väga hea.
teeme sama, paneme selja paika, siis ei saa mees valetada. It's all about stretch. Raske sama, me pole midagi muutnud. Ei, ma tunnen seda lihast seal lihtsalt. Nüüd ta leidis selle väilihas ülesse, mida me ennem otsisime. Tõmba, vastu rinda tõmba ära, Oh. Tõmba. Pea ju nii alla tõmbame seda. Tõmba. Aga hea, meil on 3. harjutus siin plaanis praegu ja me teeme siis, ütleme, masin, mis siis imiteerib nagu traktorit, võtab siis ilusti laielihast ja toetab selgroa kõrvalt. Siin sa istud siia vahele ja võtad siit kinni. Saab teha ühe käega, saab teha 2 käega. Ja siin on tähtis see, et sa ei hakka tegema mingisugust sellist asja. Et siin on niimoodi, surud rinna ette, jälle rindes, selge nõgus ja siit teed siukse mõnusa venistuse, tunned lihast ja siis tõmbad siia põmm. Kui sa tahad tõmbad, sa taga ei tee siukest asja. Sa teed siit niimoodi, mulle isegi meeldib seda mõnikord teha, ma lähen niimoodi. Ja siis ma saan nagu suure venituse, siis teen siit niimoodi. Et proovime täna hoopis seda pidi. Ja nüüd, vaat nii, minegi siia, vaat nii, selg hoia. Suru rind ette. Vot, nii. Ja nüüd tõmba. Ja siit tõmbadki nii taha, kui saad. Ja ees lased. Ja nüüd tõmbad. Ja nüüd me töötame siit ilusti. Esimese seeriaga on nägu krimpstus juba, mis on väga hea. Teeme veel. Meil on 6 tehtud. 7. Üks veel. Tubli. Nii. Gymmis on vist kõik raske. Esimene emotsioon. No, nagu ütlesin, ongi kõik raske. Siin gymmis vähemalt. Sa ei ole esimene. Meil oli... Hästi haige. Meil oli... Räägi mulle. Mina isiklikult tegelikult teadsin sind YouTube'ist ja reisisemude, siis sina otsustad kaudu. Ja alles hiljem mingi aeg, ma ei tea millal, saime teada, et sa oled ka tegelikult laulja. Et räägi, kuidas see asi üldse algas, et kuidas see sina otsusta nagu tuli või ja kuidas see siis Sandriga üldse nii-öelda, te olete vist sõbrad või kokku saite ja nii edasi? No Sander käis minuga samas koolis, noh, ta oli klass noorem siis. Siis hakkasime CS-i mängima vist 2015 koos. Ja siis sattusime samal ajal Kaitseväkke. Ja siis ei tea, kust tuli see idee või mingi tahe, et tuli idee, et kuule, võiks ju teha, ma ei tea, YouTube kanalit või mida iganes. Mina sel ajal enne väga ma lugesin just raamatut David Cogginsist, kes tead seda venda. Üks jõhker vend. Hull, ütleks selle peale. Hull vend, mis ta mingi jooksis 180 kilo. Ta ei ole asju, mida ta ei tee, vaata. Ma ei olnud kuulnud nagu siuksest asjast, et see on võimalik, vaata. Üks mõtlesime seal Kaitseväes söögilauas, et kuule, see on ju Tartust Tallinna. Ja siis saime mõlemad väest välja, siis kuskil seal kevadel või noh, kelle siis suvel. Siis mõtlesime, et okei, võiks alustada selle YouTube'iga. Siis mul vist tuli idee, et kuule, võiks ju kõndida Tartust Tallinna. Seda videot ma mäletan. Teeme livestreami ja kogume annetusi ja siis see oli nagu meie kanali siis algus. Ja siis leidsime kaameramehega kohe ja olime õigel ajal, tegime õigel ajal. Õigel ajal, õiges kohas. Asja, sest just oli COVID ka veel tulnud. See tähendab, et kõik inimesed istusid rohkem internetis ka veel. Ja niimoodi see algas. Kaua see kanal on teil olnud üldse? Või kaua teinud oled seda? 2020, siis ma arvan mais-juunis hakkas. No circa siukene 5-6 aastat on ju. No tegelikult ütleme 6, no siuke pluss-miinus. Let's go! Lase, venita, ei tee alt tuuret. Venita, tõmba. Ja sinna see vastas. Lase. Tõmba, ma aitan. Tee. Tõmba. Veel. Üks veel. Ja see on saal, kus sa võid karjuda.
ainult siis, kui sa soorid saanud, muidugi tahad karjumi nõu. Võib-olla seepärast mulle endale meeldivad Aasia kultuurid, Hiina ja Jaapan, et mulle kõige rohkem meeldis saadetest Jaapan, see oli fantast. Ja Ameerika oli chill, aga Jaapan oli see, mis, ma ei tea miks, see Jaapan oli võib-olla kõige magusam, mis mulle meeldis. Ta oli ka nii lahedalt üles ehitatud ka. Mitte teised videod pahad oleks, kõik on väga head, kõik on chillid. Ja igasugused challenge'id, mis te olete teinud, need on juba ägedad, aga jah, räägime meile. Neljas me teeme siis õlale ja teeme täna püsti kangiga surumist. Ja see on praegu puht rannasoovil. Põhimõtteliselt, kui sa oled nii-öelda algaja või alustav jõusaal inimene, siis kohe alguses selle ei soovides kindlasti minna, sest see tapad ennast ära, tapad selja ära. Tegelikult oleks parem teha antlitega istudes, aga kuna ranna meil on treenitav, tal on juba kogemus pagas, siis ta on edasi jõudnud, ütleme niimoodi. Nii et siis, et siin on nüüd ki on samamoodi, me võtame enam-vähem niisugune natuke laiemalt kui õlad, on ju. Ja kui sa võtad ära, siis sa ei hakka kunagi mingi sükest asja. Sa tuled, lükkad siit, niimoodi lükkad ülesse, astud taha ja siis siit lihtsalt surud ülesse ja alla. Ülesse ja alla. Ülesse ja alla. Aga siin on ka see asi, et kui sul on alaselg nõrk ja oled alasega vähe teinud, siis esimesena hakkab ju tunda andma sul alaselg. Et tegelikult see süke harjutus, mida on hea teha ka võib-olla alustavalt istudes. Ta on muidugi raskem. Püsti tehes on see, ja asi on selles, et püsti tehes, kui läheb raskeks, sa saad hakata nagu tõstad. Aga kui sa istud, sa võid seal tooli peal hüpelda või tahad, ta ei aita midagi. Istudes seda teha, see on ka next level. Viimane set. Jep, 1. 2. 3. 4. Teeme veel. 5. Veel. 6. 2 veel. 2. Ja. 7. 1 veel. Tuleb. 8. Saab see mees tugevaks või saa? Kuule, aga räägi mulle veits siis suunamudimisest, sotsmeediate kanalitest. Kuidas sina jõudsid ja mis teema sellega on? Et sul on päris ilusad pagasid, sul on TikTokis on 1,3 miljonit jälgijat. Nice. Mis ei ole just kõige väiksem summa. Siis Instas on palju, peaaegu 500 000 ja YouTube'is on sul peaaegu 50 000 Facebookis on seda 30, no okei, see on, no okei, arvestame küll. Ma ei teinud üldse Facebooki. Et mis teema sellega on? Kuidas või mis või see on tundma loomulikult või tänu sellele, et sul on Anne? Kui ma olin ülikoolis viiuliga 2016, 17, 18, ma tundsin, et mul on vaja mingit väljundit veel. Ja kuna ma olin hästi palju internetis, ma nägin inimesi, kes nagu kaverdasid igasugu asju. Vahet ole, mis asju muusikas. Ma mõtlesin, ma tahaks ka. Siis ma alustasin sellega. Tegin neid kaverid siis viiuli ja klaveriga samal ajal. Siis tekkis TikTok. Ja siis nagu naljaga tõmbasin meie TikToki alla. Siis oli täiesti erinev, kui ta on praegu. Hakkasin mingi ma ei saa isegi öelda naljavideosi, lihtsalt mingid soundidega mingid videosid tegema. Aga TikTok ise nagu kuumis täiega, läks järjest populaarsemaks, sest mul oli järsku 2000 followeri, 3000, 4000, 5000 järjest niimoodi edasi. Ma tegin ainult eesti keeles. Mis tunne see oli, kui Milku ära tuli? No oota, me nüüd hüppame Milkuni. Tegin eesti keeles, mõtlesin, et kurat, kas ma tahan siukest asja nagu teha, siis ma hakkasin laulma eesti keeles, siis tekkis mul inglise keeles sai trepikoda värk ja siis sealt hakkas lendama see. Aga Milku saada täis. Oli äge, aga see oli ägedam, kui need followeri numbrid hakkasid mingi 100 tonnadest minema edasi. See on ulme, et kui sa refreshid neid
lihtsalt refresh'id vaata ja numbrid suurenevad. See on nagu a moment ago on sul mingi 20 kommentaari või Polavere sul 15 tulnud iga refreshiga. See on see ulme tunne. TikTokis kõige rohkem oli see 108,5 milli, mis oli ühe video vaatamine. Oli see hetk kõige rohkem. 108 milli. 0,5. Nii, aga lähme. Eelviimane harjutus on meil siis superset, beats, triits koos, teeme üleval triitseps põmm alla ja biitseps kohe alt ülesse. Ja see pole midagi, siin hakkame minema, paneme rannale siis kohe mingi 45 peale või? Ei jõua, jõuab. Paneme 30 soojaks. 30 mees soojaks läheb. Küünarnukid oled võimalikult siin keha ligidal, oot. Ja proovi siin all, tõmbad alla ja tõmba nüüd käed välja, niimoodi. Olen selle pikemaga teinud seda. Tee, 2 veel. 1 ja 2 ja nüüd lased üles ja võtad alt kohe selle ja biitseps kohe peale. Biitseps on täpselt samamoodi, käed külje peal, rind ees. Proovi natukene kallutada, ei, kõik on hea, proovi niimoodi natuke minna, käed on paigal, ei, käed on paigal, oot nii, nüüd, ja kui sa teed, ära lükka käsi siia taha, käed on siin, külje peal on käed, nüüd tee. Oota! Vot, kui sa paned käed taha, sa kasutad kõike muud kui biitseps, sa paned käed külje peale, vot, ja nüüd, aga see ongi, ja nüüd töötab su biits, läheb. Enne töötas persel. You name it. Tuleb 2 veel, 1 ja hap, 2, alles good. Ma olen surnud nüüd. Nii, pane jalad kokku. Oot. Teine asi kohe. Tuleb 2, 3, 4, 5, alla välja, 6, mida rohkem sa siit sirgeks paned, sa venitad, 7, 8, 9, 10, 2 veel, 1, 2, väga hea. Oota rind ette. Rind kummi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 veel. Mis asja? 9, 10, 2 veel. 1, 2. Ja nii, ja lõpetuseks me teeme siis küki. Ranna tahab eest saada kükis natukene tippe, trikke, et oma paremaks saada, oma rekordeid ja jala saama kasvada. Ei olegi keegi nagu hindanud seda kõrvalt kusjuures, mitte kunagi. Aga siis kütame. Jah. Aga ütleks kohe, et kõik on väga hea. Esiteks sügavus on hea. Nii suurem raskus ei pea isegi nii palju alla minema, jätadki 90 kraadi. Jalad on sul väga head, sa võid isegi tegelikult teha niimoodi, sa lükkad natukene varbad kokku poole. Ja siis on see, et kui sa kükid, sa suurad kogu see raskuse siia nagu jala peale. Selga oled sa hästi, rind on sul ees, käed on ilusti. Mina isiklikult võtan natuke laiemalt, aga see on kuidas keegi saab. Ja kõige parem on, kõige tähtsam see, et kui sa kükid on ju, et sa kunagi ei vaata alla, sa alati võtad mingi punktiirütti, mis sa vaatad ülesse. Ja sellepärast, et kui sa kükid ja sul on raskus suur, sa vaatad alla, sa ei tule siit alt enam üles, sest kui sul on pea on all, sa ei tule siit enam üles selle perse taha. Sa peadki olema niimoodi, sa võtad üles ja sa läheb ilmadi haps, sest siis, kui sa oled üleval, siin all ongi see, et sa lükkad ka nagu rinnavad ette niimoodi haps üles. Et pigem vaadata seal üleval punkti. Võtad mingi punktiirütti üles ja vaatad, sest kerge raskus ei märka sa vahet.
vaat raske juurde ja nii kui sa vaatad kuskile alla või otse, siis sul on juba see, et see läheb siit ära vaata. Ja mis kükile aitab väga palju kaasa, on siis keskosa koor, kus su keskosa kõhulihasid ja rind tegelikult on nõrk, sul võib jalg olla sitaks tugev, on ju. Jalapressis võid sa hullus suruda. Aga kui su kang on siin, siis ta lihtsalt surub su siit lörts läbi. Sul ei ole siin seda jõudu, et kinni hoida. Saad aru, et raskus on palju, on see, et kui sa hakkad alt üles tulema, sul oled põlved sisse poole. Kui põlved hakkad sisse poole minema, siis on see, et raskus on suur. Ehk siis samamoodi, kui sa surud iga korraga, sa pead tegelikult proovima, et see, et sa proovid aga põlved tegelikult välja poole hoida. Vaata. Mul on pannud tähele küll, et kui mul on raskem raskus. Ma nägin sul seda küki, mäletan, kui sa kükisid sotiga, sul oli vist, see oli vist äkki stories kuskil, ja siis seal oli näha, et läks natuke sisse poole. Ja siis ma vaatasin, et ei ole hullu, kõik on õpitav. Pinge sisse ilusti, rinde ette, võtad ülesse punktiirruti ja lähed alla. Pinge välja, väga hea. Nüüd proovi välja hingata poole peal. Hinga. Hinga. Tuleb. Teeme ühe veel. Hinga. Väga hea. See vist ongi kõik raske, mul on siuke tunne. Väga reaalselt. Metallist need. Nüüd vaatame, viimane video, mis ma nägin, Ranno tegi sotiga. Praegu meil on peal palju, meil on praegu 9 enne peal. Paneme soti peale, vaatame. Teeme sotiga. Mitu korda sa tegid sotiga seal? 5. Punktiirrutt ülesse, ülejääl võtad õhu sisse, lähed alla, kükid, hingad välja. Mina sul abi kaasas, vaatad ülesse. Tuleb. 1. Tuleb. 2. 3. 4. 1 hetk. 5. Väga hea. Tagasi. Ma ei teeks seda. See oli ulme lihtsalt. Ta ei teed sellepärast, et üks kord, kui sa ütlesid, sa ei jõua, sul läks fookus ära ja sa kaldusid taha. Aga sul on support taga. No, jah. Sa teed selle korduse ära, sul on support taga. Support aitab sind. Nii kui sa ütlesid, ma ei jõua, sa lasid siit pingi välja ja sul läkski juba tead, hakkas lendama. Mina aitsin. Esimene kord sa tegid ilusti, teine kord sa ütlesid, ma ei jõua. 3. kord sa pingusti ilusti, 5. oli vaja natuke abi. Ma tegin contenti jaoks vaata. Aga ta jõuad, sa jõuad. Aga Usu. Ei, see on ikka nii palju raske. Trust the protsess. Nii palju. Nii, siis ülakeha kava täna läbi Rannaga. Mina ütlen, et Ranno oli väga tubli, vorm on hea. On käinud, on näha, et mees on käinud, mees on teinud. Nii et võtte kokku. Naljakas siia tulles nüüd tunnen, nagu ei oleks mitte midagi teinud enne, et nagu nii palju raskem oli. Ja intensiivselt, mina arvasin, et mina nagu teen suht intensiivselt juba, aga siin nagu tuli seda ikka protsenti normaalselt juurde ja ma tunnen, et ma olen täiega pumped nüüd. Lihased on nagu täiega pumped up nüüd praegu. Et tuli väga korralik trenn ja aitasid mul minna sellest failure'inist edasi, ma ütleks isegi. See on, tuleb leida mulle Gym Pro ja ma ütlen alati tegelikult tuleb leida saal, mis on hea, mis neid toetab. Olgu ta siis ükskõik mis saal on ju. Ja tuleb teha ja tuleb anda neid augu. Nii et ma ei oska midagi öelda kui järgmise korrani. Ja käige trennis, käige jõutrennis päriselt nagu pikendab teie eluiga nagu tehke oma elu kvaliteetseks, ma ütlen selle peale. Ma tänan sind, väga meeldiv oli. Tänud sulle. Stay tuned ja subscribe ja like ja comment. Till next time. Ja share'ige Orkutis ka.